Hei hei, armas kuulaja! Sa oled jälle sattunud pärimusmuusika saate juurde. Mina olen Kärt Jonas Talde ja tänases saates räägime me teemal, mis on pärimusmuusika, miks peaks üldse üks noor seda õppima ning kuhu edasi peale õpinguid. Pärimusmuusika on suulises, kuuldelises, traditsioonis kujunenud etniliste tunnustega muusika. Samuti selle edasiarendused ning pärimuslikke stiile kasutav autorilooming nii primaarses kui sekundaarses funktsioonis. Aga miks see siiski siis on pop tänapäeval? Aina enam ju kuulavad noored pärimusmuusikat ning käiakse erinevatel pärimusmuusikafestivalidel. Samuti on pärimusmuusikabändid saavutanud suurema tuntuse kui eales varem. Esile on tõusnud mitmed bändid, kes suudavad pärimusmuusika viia suurtele lavadele. Eesti viimaste aastate üks edukamaid bände on Dread Attack. Nad on just hea näide nii-öelda moodsast folgist. Pärimusmuusik, ansamblite Rüüt ja Päri laulja Maarja Soomre on öelnud: uute muusikaliste maailmade kaudu on tänapäeva inimesel neid vanu lugusid lihtsam mõista ja nendega samastuda. Meie pärimusmuusika ei tohiks jääda muuseumi arhiividesse, vaid peaks kõlama ja pakkuma rõõmu ka praegusel ajal. Lisaks kõigele eelnevale suunduvad noored aina enam pärimusmuusika kõrgharidust omandama Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiasse või Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiasse. Tänaseks saatekülaliseks ongi Viljandi Kultuuriakadeemia esimese kursuse pärimusmuusika tudeng Martin Kalm. Tere! Tere tulemast, Martin! Nii tore, et sa jõudsid siia. Kuidas sul läheb? Tore on olla siin, aitäh, et te kutsusite. Läheb hästi, muidugi koroona, eks ju, teeb kõigile siukese rusikahoobi, aga tuleb suhtuda ellu positiivselt ja elame veel. Kas teil praegu üldse toimub õppetöö või kuidas on koroona ajal? Meil on nüüd niimoodi, et uute seadustega siis meil toimuvad ainult individuaaltunnid. Muidugi siin nüüd paari päeva pärast on veel osad asjad, mis siis võib-olla tähendavad seda, et individuaaltunde ei toimugi. Aga grupitunde ei toimu nii-öelda kontaktis, vaid kõik on distantsõppel. Näiteks eile oligi selline päev, kus hommikul kella 8:30 kuni siis õhtul kella 6 oli kogu aeg internetis ja läbi veebi vahenduse. Ehk siis selline on praegu minu koolielu. Väga põnev ja tundub, et tuleb kohaneda uute tingimustega. Aga lähme täitsa algusesse tagasi. Sinna sügisesse, kui sa otsustasid, et sa nüüd tahad õppida pärimusmuusikat ja saada kõrgharidus sel alal, et mis sa arvad, et kus sul tuli selline otsus üldse tulla õppima pärimusmuusikat? Kuna ma aastakese õppisin enne seda, õppisin kultuurikorraldust ja nägin kõiki neid pärimusmuusikuid ja muusikuid üldse, siis mul endal tekkis siuke suur soov ka nii-öelda olla selle muusikaga seotud, kuna ma juba enne kultuurikorralduses mängisin bändides ja tegin muusikat, aga ma kartsin väga, et ma ei saa muusikasse sisse ja ma olin väga skeptiline üldse sellel ajal, et kas ma üldse tasub tulla. Aga ma tulin, tegin oma katsed ja ma sain sisse pärimusmuusika just nimelt pigem sellepärast, et džässmuusika minu arust nõuab rohkem sellist tehnilist valmisolekut ja siukest tehnilist taipu ja teoreetilist pagasit, mida mul tegelikult ei olnud. Ehk siis ma tundsin, et pärimusmuusika kõiki oma loomusega on mulle just sobilik. Aga miks peaks üldse pärimusmuusika puudutama või siis olema justkui oluline ühe noore jaoks, et tegelikult on ju nii palju erinevaid muusikastiile veel, et miks just pärimus? Siuke hea lihtne vastus oleks see, et kuna Eesti on ju nii väike, siis kõike seda eesti keelt ja seda eesti pärimust tuleks hoida. Aga miks? Ma usun, et see ongi võib-olla see põhjus, et ärme lase enda kultuuril nii-öelda välja surra ja kuna meie noored oleme need, kes suudavad sellele kogu aeg nii-öelda selle mootorile kütust peale valada või anda, siis ma usun, et meie peame hoidma seda pärimuse liini väga tugevasti õhus, sest et vanad inimesed lähevad, aga meie peaksime hoidma seda Eesti kultuuri, mitte liikuma sinna välismaa kultuuri poole.
Väga huvitav mõte ja ma täiesti nõustun sinuga. Aga kas su arvamus või justkui hoiak selle pärimuskultuuri ja pärimusmuusikasse on ka muutunud peale seda, kui sa tulid õppima meile siia kooli? Ma ütleks, et ta ei ole palju muutunud, et ma sain kultuurikorralduse ajal, sain juba nii-öelda tuttavaks nende pärimusmuusikutega ja sain aru veidi natukene, mis siin pärimusmuusika erialal toimub. Aga pärimusmuusikasse kui üldisemalt hoiak on kindlasti muutunud, et kui alguses see tundus lihtsalt selline vanade arhiivsalvestuste nii-öelda arranžeerimine, salvestamine, uuesti nii-öelda produtseerimine, siis tegelikult pärimusmuusika on palju rohkemat kui lihtsalt see arhiivisalvestuste möll. Et et pärimus, ainult positiivsed muutused. Kas sa tunned ka seda, et nüüd kui sa oled seda õppinud ja tulid justkui ilma muusikalise taustata siia kooli, et kas sul on olnud raskem saada hakkama siin kui teistel, kellel oli võib-olla kohe kindel siht, et nad tahavadki tulla pärimusmuusikat õppima? Ma ise olin ka selle pärast väga mures, et kuidas ma hakkama saan ja kas ma üldse saan, et äkki ma kukun esimestel aastatel või esimestel kuudel juba välja. Aga kuna muusika õppeprogrammi juht Marko Mägi või siis kogu muusikaosakond on teinud sellise väga hea nii-öelda, mitte muutuse, aga siukese suuna võtnud, et nad võtavad ka täitsa nullpagasiga nii-öelda muusikateoreetilised pagasiga nii-öelda õpilasi. Ehk siis, mida nad teevad, on see, et nad õpetavad muusikateooriat täiesti nullist saati nendele, kes siis sellega kokku ei ole varem puutunud või on nende põhitõed on nii-öelda unustanud. Et muusika, see pärimusmuusika õppekava või üldse muusika õppekava on väga toetav just nendele, kes ei ole seda muusikat kunagi õppinud. Ja Marko Mägi tõi ka siis selle välja, et miks nad seda teevad, on siis see, et üks praegu kas 3.-4. kursuse muusik, kes tuli samamoodi täiesti nullpagasiga, on nüüd väga kõrgel muusikateoreetilisel pagasil selle 3-4 aastaga. Ehk siis nad usuvad sellesse, et selle nulliga tulles võid sa jõuda ikkagi 100% või isegi rohkem protsenti nagu aru saamaks sellest teooriast, et muusikaõppekava väga toetab neid, kes ei oska mitte midagi. Ehk siis kõik on kinni tahtmises, et akadeemia muudkui toetab teilt sel teekonnal. Jah, väga õige, et kui on muidugi olnud selliseid hetki, kus ma nagu mõtlen, et on see tegelikult päris keerukas, aga samas siis tuleb leida endasse nagu motivatsioon ja mõeldagi, miks sa tahad seda muusikat teha, et kas see muusika on siis sinu nii-öelda elukutse. Ja see minust motiveerib nii-öelda inimesi või siis seda tudengit, kellel seda motivatsiooni ei ole või tahet ei ole. Et need hetki on olnud küll, kus tahaks käega lüüa, aga ainult lähed edasi ja hoiad näo rõõmsalt. Ma enne mainisin siin sissejuhatuses, et aina rohkem käib noori pärimusmuusika festivalidel ja kuulab niisuguseid pärimusmuusika pop-segu bände. Kas ka sina olid enne käinud juba pärimusmuusika festivalidel, kui sa tulid õppima? Ja kas sul on tekkinud mõni bänd, mis on väga südamelähedane? Ma pean nüüd kõikidele kallitele raadiokuulajatele pettumuse valmistama sellega, et ma pole ühelgi folgil käinud. Ühelgi festivalil ma ei ole käinud, seda ma teate, ma ei oskagi öelda, miks ma seda ei ole teinud. Aga ma kindlasti nüüd selle nii-öelda uue eluga siin pärimusmuusikas kindlasti tahan minna folgile Eesti või selle Viljandi folgile, kui see toimub. Tahaks endale selle vibe'i sisse saada. Ja bändid, mis ma kuulan, mis võib-olla on hakanud mulle rohkem meeldima või olen rohkem huvi hakanud tundma nende bändide vastu, on näiteks bänd nimega Setod, mis on võrdlemisi selline huvitav muusikaline koosseis. Ja pigem ma ei ütleks, et bändid on hakanud nagu rohkem huvi pakkuma, vaid on pakkuma hakanud huvi rohkem näiteks karmoškad ja lõõtspillid ja nende nii-öelda repertuaar. Ja ka need mängijad, kes neid pille mängivad,
et ma pigem olen, ma siia ühe loo räägin ka kohe ära nende karmoškadega ja niimoodi. Et väiksest lapsest peale oli minu maakodus vanaemal kapi otsas üks vene tüüpi karmoška, suurem mitmerealise passiga ja nii. Ja alati siis, väikse lapsina ikka käisid ja katsusid kõike ja võtsime selle kapi otsast alla ja vanem kogu aeg ütles, et see ei tööta ja selle on häälest ära ja kõik sellist asja. Siis natuke käiksutasid, seal panid kapi otsa tagasi. Siis 2 aasta pärast avastasid uuesti, mingi pill on kapi otsas, võtid uuesti. Ja niimoodi nagu katsusid seda pilli kogu aeg. Ja kogu aeg vanem ütles, et see on häälest ära, see on häälest ära. Ja nüüd siia pärimusmuusika õppekavale tulles hästi paljud on rääkinud, nad mängivad enda mingi vanaema viiuliga või isa viiuliga või see on kogu aeg meie peres on see pill. Siis mina mõtlesin, et aga äkki minu peres on ka selline pill. Siis tuli meelde, et vanaema kapi otsas on ju see karmoška. Siis läksin vanaema juurde, ütlesin, et kallis vanaema, et ma tahaks seda karmoškat nagu näha. Siis oli juba nagu mõistus ka rohkem juba. Ja oli ka tutvusi nii-öelda meistrimeestelt, kes karmoškasi ja lõõtspilli siis parandavad. Ütlesin vanemale, et vanaema, ma laenan sult seda pilli, ma lasen selle korda teha ja kui ma selle tagasi toon, siis ma mängin sulle ühe karmoška looga selle pillil ära. Ehk siis nüüd ma viisin ta meistrimehe juurde, meistrimehes ütles, et issand, et seda pole 50-60 aastat näpitud, et see on ikka täis mustust ja ikka puru ja ise kuidagi sinna mingid uued vedrud keeratud aga ikkagi sellel on see mingisugune mõnus reliik või siuke sentimentaalne väärtus juures, et mul on hea meel, ma selle vanema pilli lõpuks ette võtsin ja ma usun, et vanemal on ka sellest väga hea meel. Vot selline lugu. Kui hakata vaikselt võib-olla otsi kokku tõmbama, siis kokkuvõtteks ma küsikski niimoodi, et mis sa tunned, et mida on kõige enam andnud need õpingud, mis sa siiani siis läbinud oled pärimusmuusikas? Esimene mõte, mis mul kohe pähe tekib, on see, et nad on andnud mulle tutvusi ja sõpru, kelle üle mul on väga hea meel, et kuna nemad on ka ju sellesama nii-öelda eriala inimesed ja nii-öelda kolleegid muusikamaastikul, siis mul on, isegi kui ma nii-öelda selle kooli ära lõpetan, siis mul on väga hea meel näiteks 10 aasta pärast näha neid samusi nii-öelda muusikuid, võib-olla suurtel lavadel ja mul on väga hea meel nendega kohtuda. Ja ehk siis tuttavad ja sõbrad on üks asi ja teine asi on kindlasti see, et muusika teoreetiline pagas, mida ma olen suutnud selle poole aastaga väga palju nii-öelda endasse imeda, ehk siis mul on väga hea meel, et selle poole aastaga võimalik nii palju muusikateoorias nii-öelda areneda, kui teised käivad oma 7-8 aastat käivad, eks ju, muusikakoolis, lastemuusikakoolis, siis siin koolis on võimalik selle saada 3-4 aastaga saada väga hea muusikateoreetiline haridus ja tase ja sellele suur aitäh Marko Mäele. Väga-väga põnev. Aga millised plaanid sul on üldse tulevikuks või mida sa saad teha niukse paberiga, kui sul ongi seal diplomi peal kirjas, et pärimusmuusika kõrgharidus, et kuhu sa lähed sellega edasi? Ma usun, et pelgalt see üksinda see paber tegelikult ei näita otseselt midagi. Ma tean, et paljud mingid, kes on näiteks Georg Otsa muusikakooli lõpetanud või siis Eino Elleri, et need saavad ju kõik ainult nagu kutse nii-öelda hariduspaberi, et siin Viljandis saad kõrghariduse. Aga samas nagu ma usun, et nii võib-olla kultuurikorralduse see lõpetamisdiplom või siis muusika lõpudiplom ei anna nagu tegelikult mitte midagi, kus ise nii-öelda kuskile nii-öelda jalga ukse vahele ei pane, et mõtteid muidugi on, et võib ju minna sellesama paberiga, võib ju minna gitarri õppejõuks või siin saab anda muusikaprodutsendiks mingil määral, eks ju. Aga ma usun, et kõige tugevam paber või diplom oled sina ise sinu nii-öelda võimekus, motivatsioon rääkida, uurida inimestelt
ja nii võib-olla sa saadki hakata tegema neid asju, mis sulle päriselt elus korda lähevad, näiteks muusikutele siis esineda, salvestada, anda välja enda laule, albumeid. Ja ma usun, et ainuüksi diplomist ei piisa, et sinna vaja juurde ka enda suurt tahet ja soovi. Aga kui tuleks sinu juurde homme üks noor gümnasist, kes ütleb, et tema tahaks väga pärimusmuusikat õppida, kas sa soovitaksid ja mis nõu sa talle annaksid, et ta saaks siia tulla? Ma ütleks talle seda, et kindlasti vaata, milline pärimusmuusikat õpetav õppeasutus sulle sobib kõige paremini võib-olla elukoha mõttes. Et ma usun, et ka teised koolid, kus õpetatakse pärimusmuusikat, ei ole sugugi halvad, vaid samamoodi võrdväärsel tasemel Viljandiga. Aga ma siiski soovitaksin tal tulla Viljandisse ja ma ütleksin talle võib-olla seda sama, et isegi kui sul on täiesti null teadmisi muusikateoorias, aga sulle pilli õudselt meeldib mängida ja see pillimänguga saad väga hästi hakkama ja sa oled avatud uutele inimestele ja uutele keskkondadele, siis ära muretse üldse kandideerimast Viljandi pärimusmuusik või siis Viljandi Kultuuriakadeemiasse pärimusmuusika õppekavale. Et ole julge, ole ise avatud, iga algus on muidugi raske, uus, aga hoia positiivset meelt ja küll sul läheb väga hästi ja varsti oled suurtel lavadel. Suur aitäh sulle, Martin, et tulid siia, jagasid oma mõtteid ja õpetussõnu võib-olla ka teistele, kes huvitavad pärimusmuusikast. Ja väga vahva oleks, kui sa siia lõppu mängiksidki mõne oma lemmikloo. Võtan pilli välja ja mängin mõne lemmikloo. Nii, esimene lugu on üks Reilender, pealkirja kannab siis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lühidalt 7. Ja järgmine lugu oleks siis üks pikem lugu, mis on minu süke vanaema üks süke lugu, mis talle väga meeldib. See on siis kui minu vanaema E-tuur.